tere! Kellele sa tere ütlesid? Meie lähme Saaremaale vähki püüdma. Saaremaale. Istume Virtsu sadamas tund aega, sellepärast, et me mõtlesime, et piletitega aega on, ei ole hullu. Ostame eile õhtul. Ei, me mõtlesime juba üleeile, et ostame ette ära. Aga pole. Neid lihtsalt ei ole neid pileteid enam. Alles üleeile oli ropult palju. Siis me mõtlesime, et meil ei ole kiiret, ostame homme ja siis järgmisel päeval enam ei olnud neid mitte üldse, nii et me oleme siin lihtrahva järjekorras sellises kohas. Vana õeluskott. Jah, me oleme vanad õeluskotid. Aga meie oleme igastahes, lähme Saaremaale, meil on võetud 2 päevaks, reede õhtuks ja laupäeva õhtuks 2 erinevale peakraavile on võetud vähipüügiload. Meil on üks selline korvimõrd või ma ei tea, mis siis on. Siis on 2 tavalist mõrda. Siis on 2 tavalist mõrda. Ma mõtlesin neid seal taga. Üks on selline torbik ja siis üks on silinder, nii et paneme erinevad söödad sinna sisse. Alguses me tahtsime võtta kodust kaasa forellijäägid, aga need me unustasime maha. Siis me mõtlesime, võtame sügavkülmas on suitsulesta jäägid, et võtame need jäid maha, nii et me lähme poodi ja vaatame, mida Saaremaa pakub. Sellepärast, et no saare vähile ju meeldib saare toit, et järsku siis on nagu, saab sellega kõige rohkem nii-öelda. Eks siis vaatame, mis meile sinna paneme ja palju me üldse vähki saame ja kas me saame. Midagi kindlasti saame. Loodame, et päris tühjade kättega tagasi ei tule. Nii et lähme teeme ühe vähipüügi nädalavahetuse. Ja, meil on nostalgia. Lapsena käisime pidevalt püüdmas. Nüüd on meil nostalgia. Ja, meil on nostalgia reis. Tulnud on uus praam. Kas me jõuame? Ei tea. Ei tea! No, loodame. Läheb pinevaks helina. Jäi! Me vist saame. Läks punaseks selle. Oh no! Saime mingi minitörtsu edasi. Ja me ei saa peale sellepärast, et seal võeti kombain peale. Oh no! No hästi elame. Mingi Saaremaa rikkur ostis endale uue kombaini. Siis me jääme maha. Või jummejo! Mis seal ikka, Simmud, olge targemad kui meie, oske endale praamipiletid ette, sellepärast, et kell on 17.02, me oleme kella 3 saadik siin, 2 tundi praami järjekorras on no lebo ots ju. Ja me ei ole endiselt praami peal, vaid me oleme sadamas. Ja me saame 2,5 tunni pärast liikuma, nii et olge targemad kui Anna ja Elina. Mis juhtus? Üks praam just läks ära ja siis me mõtlesime, et meie ei jõua enam praami peale ja siis tuli mingisugune regula välja. Ütles, et nagu tulge hüpake minu peale nagu. Me tellisime private praami nagu. Meie pärast pandi regula tööle, sellepärast, et nad said aru, et nagu vähihoo ja nagu filmimine, et siis on nagu vajalik, et kiiresti on vaja minna seda teha. Seal on üldjärtsu lõpp ja siit on nagu praam on enam-vähem nagu sadama kohta umbes siin. Et see on siis põhjus, miks on regula pandud kaasa ja sõitma see nädalavahetus, nii et popvärk Saaremaa. Tull. Kajennipipar. See. Mina vaatan, kuidas viisakalt ära tappa vähki, et enne kui teda keetma hakata. Mõnedes riikides on isegi keelatud reaalselt seadusega vähki elusest peast keeta. Nii et me otsustasime, et me uurime ka, kuidas siis on humaanne viis vähki tappa ja valutult see töö ära teha. Kuressaares käidud, poes käidud, kõige paremad mingisugused lõhetükid ja kanatükid ja kõik asjad on ostetud nendele vähkidele. Ja me lähme, homme on Laugi jõgi, aga täna me lähme Tõre peakraavi püüdma. Ehk siis meil on 2 päevale
et 2 päevale erinevad load igastahes erinevate kraavide peal. Ja lähme vaatame, mis toidab, mida sööta võtavad, kas üldse võtavad. Nii et let's go! Me proovime kõik erinevad asjad ära, et siis nagu järgmine kord kindel olla, et millega püüdma tulla, kuhu püüdma tulla ja millega nagu. Nii et siis teie ka teate. Tõre peakraav on siis selline lõik ja jagu pikk isegi. Aga meie lähme ja vaatame siit samast, üritame umbes kuskile ja siis minna siia järsku kõigepealt vaatame. Vaatasime alguses, et nagu näitab, et kraav algab siin samas. Mõtlesin, et siin on nagu mingisugune kraavi koht. Siit läheb juba tee, nii et vaatame siit võib-olla paralleelselt. Keskkonnaamet on teinud endale teed, saab käia kergemalt kontrollimas. Seisud on siis sellised, oleme järgmise Tõre peakraavi juures. Nii, lubage ma nüüd siis näitan teile, mille eest ma 20 eurot olen maksnud siin. Kus need vähid siin elutseda saavad, ma ei tea, kui siin vett ei ole. Me oleme Tombi soo kõrval, väidetavalt see peaks Tombi soo olema, nii et vaatame. Panustame, see ei meenuta väga sood, aga me panustame selle peale, et järsku seal on nüüd siis rohkem vett. Nii et lähme jah siit paremale. Jõuame järgmisesse risti ja kuskil siin peaks olema järgmine kraav. Wow, meil on vesi! Ma nagu reaalselt juba mõtlesin päriselt, et kas on müüdud mulle skämm, kas Keskkonnaamet teeb skämmi. Vaata, see sisse lenda sinna skämm. Jah, et kas tehakse mulle skämmi, et müüakse 20 euroga pilet ja siis tegelikult sul ei ole võimalik siit isegi saada endale vähki. See oleks ikka nagu next level. Oi, Kopratamm. Jah. Nüüd tegid küsimus, et kas vähid on Kopratammist allpool või ülevalpool. Aga me leidsime vee, nii et vesi on siin. Üks mõrrid tuleb siis siia poole. Üks on siin. Teine tuleb sinna poole ja siis kolmanda paneme kuskile, sõidame edasi, vaatame. On sellised. Neil on 3 tükki. Söödad. Me pakume neile kas kanafileed või me pakume neile lihasmagu. Ja need kõik olid 50 prosu omad, ma ei tea, järsku natukene juba haisevad ka. No vaata, mis värvi see on. See värv on juba selline, vaata, mida hekki. Võiks olla. Ja mis muidugi kõige parem on nagu see, et lõheroosadele jõhvikatele vastavalt ikka me panime roosanööri siin. Nii et kui te keegi tulete piiluma, siis need on meie omad. Ära võtad sealt tappa. I kill you. Täna tuleb Elina isikukood peale. Homme peame siis sodima maha ja panema sinna minu isikukoodid peale. Kes siis soovib teada, Elina on sündinud 91 aastal, 12 jaanuar, Kaljukitse tähtkuju. Ilgelt oluline info. Mis iganes infot te soovite, Elina on avatud suhtlustele, jagab teile kõike infot. Jonna, see pidi olema lõheroosad jõhvikat mingisugune kalastuskanal, sa teed mulle praegu lihtsalt avalikku müüki siin. Ta müügiks. Me teeme siin nagu puht eksperimentaal. Mis sööta, mis mõrda ta tahab, ei tea. Kas see roosanöör hirmutab, ei tea. Aga point on see, et sa lähed ostad kalaluba.ee-st. Lähed, võtad endale loa kindlale mingisugusele peakraavile, jõele, mis iganes, mida seal pakutakse. Siis sa pead panema nööriga selle poi külge enda siis isikukoodi. Ma panin igaks üks nimega, aga isikukoodist piisab. Et Keskkonnaamet saab vajadusel vaadata, kellele need kuuluvad, et siis ta ei vii neid ära, et ei ole röövpüük. Vähid on mega isuga. Tegelikult, kuna meil on lihaklots jääkuubiks, me ei saa seda väiksemaks panna, nii et Elina loogika. It is what it is. It is what it is. Me paneme terve klotsi sinna sisse ja loodame, et siis väga laiali ei valgu seal, et kalad ikkagi sinna, et vähid ikkagi sinna võrku ka tuleksid seda näksima. Nii, Elina soovib oma esimese korvikese sinna poole panna. Nii see käib. Elina valib omale sobiva koha. Näita oma masterviset siis.
hästi. oi, issand, kas see jääkuubik hakkab hõljuma või? no vähemalt siis vähid ei saa seda kohe kätte sealt põhjast või kuskilt külje pealt. Siis Elina seob selle nööri pidi siis siia ja siis kui jätta pudel sinna nähtavale, kui Keskkonnaameti härra tuleb või proua, et siis näeb ära, et on siin, saab siit andmed kätte. Kell on 20:14 ja esimene mõrd läks sisse. Torm hakkab loomust võtma. Hei. Hei. I'm the storm. nii, aga neile mina paneksin siis seda lihasmagu. Vaata, vähkidele väidetavalt see roiskund lõhn pidi meelitama kohale. See on roiskund lõhn või? Aga selles see viga ongi, et tal ei ole roiskund lõhna. Väga kurb. Kopra tamm on siinpool, nii et kui tamm on siinpool, siis mina panustan selle peale, et lihtsalt Kopra tammist üleval pool on rohkem vett. Nii et vaatame sinna. Oi, siin on need põldmarjad. Võsavillemid. Ilus torni. Jah. Kuulake seda. Siin on vesi. Siin on lootust. Siis kui ütlesid, siin on soo, no kurat. siin on põllud. Ei tundunud väga soo. Aga nüüd ma vaatan, et siin on nagu... läks kummikusse. Täitsa vesi. Näe, järgmine Kopra tamm. Üks oli sealpool ka. Aga lähme natukene veel siit edasi. Siis seal tundub, et võiks olla. Ossa issand! Tule filmi seda. Pole aga ime, et siin üle ujutab. Ja vett pole. Jah. Ei no seal ülekse poole peaks olema. Ma imestan, et jahimehed seda pole ära lõhkunud. Põllumehed on küll head, aga siin on päris ilus tegelikult sügav. No, aga samas, kurat, ahvatleb sinna ülesse ka. Lähme sellest ka nüüd mööda veel. Kobras on siin tööd teinud. Kõik ujutab. Võid ettevaatlik olema, et Kopra auku ei kuku. Mina leidsin 2 Kopra tammist või 3, ma ei tea isegi palju siin oli. No siin on ropult sügav selles suhtes. Nii et sellega katsetame, kas tuleb sügavast eest. Kus see kinni käib huvitav? Ei tea. Loodame, kobrast pähe ei saa. Vahepeal hakkas vihma sadama. Seal lööb täiega äikest ja kõike. Aga tuju on ikka hea. Tuju on endiselt hea. Ja nüüd 3. kohta otsime. Läheb selline mõrd. Elina hüppekraavi. Hüppab pommilit. Nii, selle ja talle anname kanafileed 50% säästuvärk. Hopsti, äikest paugutab siin vahepeal. See on, vaadake, See on ahti. Kalastus EU-st ostetud. See tulid väga kiiresti pakiautomaati 1-2 päevaga siin. Ja sellel on jumala hea söödakott on siin küljes. Ja tal on nöör ka kaasas. Siin ta vaata väikse selle lukuga, nii nunnu. Nii nunnu, cute. Võtame sellise tüki. Vast mahub ei pea lõikama. Oh, täpselt üks selline. Nii. Täpselt paras kanafilee jaoks. Täpselt paras selline. Paljud on käinud eluaeg vanematega koos käinud käsitsi püüdmas. See on keelatud tegevus. Nii et ärge palun käsitsi taskulampidega püüdma minge. Yeah. Kui te just trahve ei taha saada. Sügavust see oma jagu. Jah, täitsa okei on. Nii, nüüd läks küll ilusti. Ja vaata, seda nööri pingule väga ei tõmba, siis ta läheb otsapidi. Su kurat. Meil on mingi ekstreemne vähipüük. Müristab ja välku lööb ja... No, Võsa-Villem, lähme. Lähme nüüd. Ka märgime ära, kus me oleme jälle. Paneme... Kõik asjad salvestatakse ära nagu kalastus või vähk või midagi sellist. Muidu on see, et me tuleme tagasi ja me ei tea, kus meie mõrrad on. Ja nüüd kõige parem on nagu see, et kui te hästi kiiresti vaatate, siis ma võin teile kalastuskohti ka näidata. Rohkem ei näita. Ei näita rohkem. Kalastuskohad on ka saladus. Salakade kops. Veis juhatas mingit siit, aga maakaart näitab, et siin on kõigepealt olnud üks tee, aga see on nagu läbimatu, et siis minge siit põllu pealt. Nii et me vaatame, kas me saame nüüd 4x4 Saaremaa vendadega tuttavaks või sõidab Elina suksusid ilusti läbi.
läheb aina see roht aina kõrgemaks ja kõrgemaks. mu veis on lihtsalt täiesti pekkis. Veis tunneb Elinat, et Elinale meeldivad sellised teed. Näe, siin on mitu tükki. 200 silmapaari paistsid sealt. Huvitav, kas need on hirved või kitsed, see on alati see Saaremaa fenomen. Meile Elinaga meeldib jubedalt käia niimoodi metsa vahel kuskil ja siis näha igasuguseid loomi. Saaremaal kahjuks vist nagu mingit karu võib-olla ei näe, aga meil on täna suured panused, võib-olla mõni karu ujunud siia, nii et äkki näeme vähki? Lähme vähki. Täna tuleme öösel tagasi siia veel. Jaa, tuleme väikest kontrolli teema. Ma ei tea, kui ilmselt veel nagu halvemaks minna, siis ma ei tea. Elina ei julgenud, Elina jätsi auto tööle. Mina ei julgenud jah. Yeah. Ma ise ka ei julgenud. Nii, kas sa panid siia samma juba või? Lähme vaatame, kas me näeme mõnda vähki, et näidata teile. Või tegelikult nagu natuke enda uudishimu rahuldada. Et kas seal on vähki või mitte. Oh my god, jooksime just põllu pealt. Elina nägi silmasid ja siis ta oli paanikas. Siis ta kuulis sookurgede laulu, siis ta oli jälle paanikas. Ma ei tea, kuidas ta jahil mõtleb käia. Ei tea. Aga Elina valitud koht mõrd oli tühi. Ümmargune 0 hetkel ei olnud veel midagi, aga no kell on 1 ka, nii et võib-olla sinna öösel jõuab veel tulla. Ja võib-olla neile lihtsalt ei meeldi lõhe. Jah. Et lähme vaatame, kuidas meeldib neile kanafilee viimases. Ühe me jätsime praegu vahele, mis siin lähedal oli, sest see on nii paksu võsa sees. Ja seal need kopratammid on lähedal, see on hästi uputatud. Nii et praegu võimalus siin ainult ujuma minna. Hüvedes on seal võimalik ainult ujuma minna. Nii et me lähme sõidame natukene edasi ja lähme vaatame, kuidas kolmas mõrd elab. Hetk ja see on ka tühi. Ma vaatasin sulle angeris seal sees. Lukk. Nii et... No loodame, et hommikul on parem olukord. Tere hommikust! Tervitused Vaesadamast. On väliköögiala, lõkkeala, väike selline nonnukene koht. Lähme Muratsi sadamasse. Saame Ivariga kokku ja tema on kohalik kalastusgiid, kes siis täiesti eksprompt pakkus, et võiks minna kalale, nii et meil nagu nii midagi tähtsamat plaanis ei olnud, nii et mis meil saab olla selle vastu, et meid kutsutakse kalale? No loomulikult me lähme. Täpselt. Kui mehed kutsuvad naised kalale, naised lähevad. Naised kutsuvad, siis naised ka lähevad. Just. Kõik kutsuge kalale. Juhtus nagu juhtuma pidi, mida me arvasime, et võib juhtuda. Väljas on mega tuul. Ja Ivari kirjutas meile, et kahjuks on ilm ikkagi selline, et ohutult ei ole võimalik merele minna. Nii et meie jääme oma algse plaani juurde. Lähme vähki püüdma. Lähme vähki püüdma, lähme vaatame oma mõrrad üle. Hommikusöögi ka ära tegema. Jah, et küll jõuab siis Ivariga mõni muu kord kalale. Meie plaan on selline. Elina võttis omale matchiva ämbri. Match made in heaven. Kui on, kuna see siis luba kehtib 24 tundi, siis täna õhtul kella praktiliselt 7-8-ni. Kui seal on vähki, lind lendas nina eest välja. Kui seal on vähki, siis jätame mõrra sisse ja võtame ämbriga natukene mõõdus vähki kaasa. Ja kui ei ole, siis tulevad kõik meiega välja. Tõre peakraav on nagu selline päris lühikene ja et siis võib-olla siin ei olegi väga palju paremat kohta. Kohalik kalastusgiid igastahes selle Tõre peakraavi kohta küll midagi head ei öelnud. Ja ei ole ühtegi vähki jah? Nope. Nii. Kalajäägid on meil. Vaadake, mul on princess treatment. Kuna ma olen täna retukatega. Siis mul on nii kallis seda, kes teeb mulle tee ette, et ma kõrvetada ei saaks. Ära kõrveta, kallike. Kõigepealt oli niimoodi, et seal on 3 või 2 tammi ja kogu aeg läks vesi aina nagu kõrgemaks ja kõrgemaks.
ja see on nagu see kõige potentsiaalselt kõige sügavam koht, nii et me vaatame, kas sellest oli kasu. Kas roosa pael toob õnne? jah, ja siia matka oli ka mõnusam läbi soga tulla. No, seis on endiselt 0. Teagi, lähme siis vaatame 3. üle ja eile käisime öösel kontrollimas neid mõrdasid, siis auto kõrval käis hull ähkimine, puhkimine, kui me välja läksime. Vaatasime, et üks kits oli siin, aga siis me vaatasime, et huvitav, kas on midagi muud. Et no siin võib-olla ei jää nii hästi näha, aga siin on ühed sellised kohad hästi ära magatud ja ära söödud. Ja sellist nii-öelda magamistiilis söömis, see kõige suurem selline magamistiilis söömine on nagu siin. Siin on niimoodi tehtud. Ja väidetavalt seda kõige suurem tõenäosus teeb karu. Karu viskab pikali ennast nisu sisse ja siis ta mälub seal. Ja sellist sigade tuhnimistega midagi sõrajälgi seal ei ole. Kõik on flat, nii et ka aprillis kõrval siin külas nähti karu ka, nii et võib-olla oli karu siin, nii et põgi! Nüüd enam pole hirmus. Öösel oli palju ibedam. Ei, raket, ei. Kuulsid ka seda? Püksi tegema praegu. Siin on meie 3. mõrd. Vaatame, loodame, et äkki siis siin on midagi sees. Mis sa panustad? On seal midagi sees või? No võiks olla. Ma ütlen ausalt, ma alguses panin siia kõige väiksemad võimalused, et siin on midagi sees, sellepärast et siin see vesi on selline sogane, nii et jälle tühi. Vaadaks seda õnnelikku nägu. Viige mind Saaremaale pähki püüdma või käi ühe peale. Tere tulemast meie välikööki. Elina teeb meile... Ma teen siia jälle. Meil on täna praekartul, kukesintega, sibulaga. Siin on tomatikast suga. Ja siis me praeme siia kõrvale veel tomatit. Ja meil on lihapihvid juustuga täna. Niisugune mõnna väliköögitoit. Kell on 15:40, see on meie hommikusöök, hiline hommikusöök, mis jäi väga pika peale. Ja nüüd me lähme siis Laugi jõe peale. Ja lähme paneme mõrrad sisse. Ja siis loodame, et on meil seal parem saak, kui meil eile oli. Ma ei tea, mitmes katse. 370. Oleme väsinud lihtsalt. Selline koht. Traktorite kõrval. Mitu kilomeetrit. Ja nüüd lähme vaatame, kas me leiame siin 20 kilomeetrit hiljem selle kraavi üles. Väidetavalt oli juba üks kohalik osanud rääkida, et natukene kuiv pidi jälle see kraav olema, aga see kraav pidi olema mingisuguse põdruse, mis iganes jõega, põduste jõega ristuma. Ja seal esimest korda üle pika aja lasti vähipüük lahti. Nii et me panustame selle peale, et seal on suured vähid olnud. Oh my god, miks me teeme sellist asja? Okei, no ma arvan, et see ei ole tõesti hea mõte. Okei, me tõesti ei lähe sealt läbi. No kurva poperi! Prinsessa, lehvita! Mina kõnnin siin kõrval. Sest Elina ütles, et taha on liiga pikk maa kõndida. Ja mina pidin peeninde jäässe olema, sest ma tahan ekstreemsusi väidetavalt.
nii, me oleme autos tagasi, mõrrad on pagassis, nii et ei, me ei jõudnud mitte kuskile. Teate, meil on üks printsess siia veel juurde lisandunud. Lisandus teine printsess. Seal oli tegelikult vahel üks suur kraav ja sinna ei pääsenud ligi ja võimalikult mõtled, et otsid mingi hea koha, aga siis avastad, et seal on kraav ja seal on elektrikarjus ja seal on mingid loomad ja asjad ja sa ei pääse sealt läbi, nii et selline see vähipüük on, kus sa oled selline noob ja sa ei lähe kalastusgiidiga või midagi, sa käid ja otsid, nii et nüüd me lähme väga lihtsalt teed pidi, sest kell on 7 ja me tahaks need lihtsalt mõrrad sisse saada, nii et me lähme suvalise upa silda juurde. Silda juurde ja siis paneme silla juures seal nadad sisse, mõrrad sisse ja aitab küll. Sellised on need naised, mis sa saad koopusse tõmmanud selle kuskile. Me oleme jõe ääres, näeme vett, semiselge, aga siin on madal, nii et lähme edasi. Aga esimene läks siia samma. Siin on ilus sügav auk. Siia me panemegi. Mariann, aga meil võib olla õnne sellepärast, et siin on vähisaba. Ei, siin on surnud vähk või? Ongi. Issand, surnud vähk on. Uus katse. Ilus. Jääb sinna. Kivi läheb sinna sisse sellepärast, et me saime eelmine kord juba teada, et võib-olla nad jäävad hõljuma. Nii et... Laugi jõgi, do your magic. Tulime ära ja just kõnnime tagasi nüüd siis auto juurde ja... Oi, vaadake. Vaadake, kui kihvtid need Viinamäe teod siin on. Hiigluslikud. Väga. Itaallased sööksid. Aga jooksime seal teiste entusiastidega ka kokku, kes tulid ka sinna ühe mõrraga, et proovida oma õnne esimest korda. Me jooksime nendega vist eelnevalt kuskil kohtades... Samas poriaugus jooksime kokku ju. See poriaugus jooksime kokku ja ennem jõudsime ka ühes samas kohas. Paar korda jooksime nendega kokku, kõik otsivad neid samasid kohtasid, et natukenegi originaalsem olla kui lihtsalt suure tee ääres ja silla all, nii et kõik üritasid alguses olla originaalsed, aga kõik kohtuvad lõppude lõpuks siin. Nii et ütlesime selle peale, et näeme homme hommikul nendega. Kõige parem on see, et see on see koht, kuhu me tegelikult algselt plaanisime tulla. Ja sõitsime siia kohale, siis mõtlesime, et me lähme rändame edasi ja me oleme ikka siin tagasi. Jah, me oleme hommikul esimene koht. Lootusetu. Ja nüüd me oleme jälle siin suure tee ääres lihtsalt. Auto, mida me oleme siis juba, ma ei tea, mitu korda siin Saaremaal näinud. Selle sama paarikese oma. Tere hommikust. Tere hommikust. Uus päev. Teine hommik. Saaremaa idüllis. Siin hobuste vahel meil just ka kodu kõrvalt jooksid need hobused mööda. Väga nunnud, kappasid seal. Aga meie lähme nüüd kõigepealt, enne kui me lähme, võtame vähimõrrad välja. Meie lähme käime läbi sellisest kohast nagu Kuressaare linnus, sest seal on jahitrofeed näitus, mis on Eesti Jahiseltsi korraldatud. Et augusti lõpuni on võimalik seda seal külastada 2019 kuni 2024 aasta, siis parimad trofeed on sinna pandud välja vaatamiseks inimestele. Aga pärast seda lähme vaatame need vähimõrrad üle ja parem oleks, et see Laugi jõgi on nüüd meid päästnud täna, nii et... Just, et eile see tõre oli täitsa null, et... Tegi tuju ainult tõredaks. Jah, tõre tegi tuju tõredaks. Nii et... Lähme vaatame üle ja... Vaatame üle ja... Täna saame vähisuppi teha. Nii et varsti näete vähisuppi ka. Vaata, siin on nagu selline kuldmedaali sokkusarv ja meie nägime eile ka, siis see ei ole võib-olla kõige parem pilt, aga nägime ühte sokku, kellel olid ka väga ilusad saared. Hiiumaa ja Saaremaa ja auuhkused.
siin on põnevat lugemist ka, nagu üldse, mis need jahitrofeed ja asjad on. Ja siis kuidas neid mõõdetakse, nii et tulge vaadake ja lugege. On väärt. Saaremaa ei taha meile halastada, pakub ainult vihma. Aga jahinäitus oli täiega äge. Kellel vähegi huvi, minge vaadake. Jahiselts on selles osas ikka hea töö teinud. Minge Petsi jahimajja ja siis, kui te järsku saate heale jutule peremehega, siis ta näitab teile enda seda eksootilist kollektsiooni, sellepärast et see oli natukene vingem kui siin praegu. Me teeme siis omale mõõtmisaluse, selle karmi meeles, see oli meil olemas. Vähi alammõõt on 11 sentimeetrit ja siis on hea mugav mõõta. Teeme siia märgistuse peale 11 sentimeetrit ja siis on kergem mõõta. Täna muidugi tuli mega palju sadu, vesi on nii hall, aga no vett on juurde tulnud, aga hall. Nii, mis see pekkis, noh? Tühjus. Siit me leidsime kõrvalt selle surnud vähi ka. Nii et vaatame, kas siis siin on rohkem elukaid. Elina, panused? No lookas. Lookas? Täitsa kurb. Mis tühi? Meeleolu on endiselt tõre nagu eilne jõgi, peakraav. Ütleme nii, et päris nukker on maksta 40 € kalastuskaartide peale, kui tulemus on ümmargune. Ja tundub, et keegi üritab põgeneda. Ja tundub, et meie vastus on üks kala! Me saime kala. Wow. Mul on see tunne, et me oleme ühes ilusa särje saanud. Jah, no asi seegi. Kuivatame ära, teeme vobla. Nii, lubage ma näitan nüüd teile. Tadaa! Meie saak. Meie saak! Tere tulemast Saaremaale vähki püüdma. Sellist olukorda ei osanud oodata. Võtsime kallima loa, 20 € tükk. Me mõtlesime, et me võib-olla ei tule siia lihtsalt. Ja siis mõtlesin, et 40 € on nagu nadi nagu raisku lasta, et tuleme ikka kohale. Tulime, nägime või noh, ei näinud. 40 euroks lisaks veel majutus, söögid-joogid, aga vähemalt on suurepärane seltskond. Põldmarju saab ka. Põldmarju saab, tulge Saaremaale põldmarju saama. Maks entusiastlikud, külmika kaasa veetud. Kogu meie saak. Kogu meie saak. Külmika kaasas, et nagu saaks vajadusel transportida neid natukene. Loodame, et see muff hoiab praegu selle tuule kinni, sest no vaadake lihtsalt, kui äge koht iseenesest. Meie teeme üleskutse, jagage me nüüd meile infot, kus minna näiteks Järvamaal, Jõgevamaal või kuskile näiteks Põltsamaa jõe peale vähki püüdma. Sellepärast, et me lähme, teeme, nagu rediimime ennast, me üritame ennast heastada, et ikkagi näidata teile vähki ka. Saaremaale uuesti võib-olla jõuaksid lähiajal, et siis augustis, et on vaja nagu näiteks seal kodule lähemal natukene püüda, nii et jagage infot. Lähme siis Järvamaale. Ja vaatame, äkki sealt on siis parem.